teen nüüd video oma küsimuste ja vastustega. Paar küsimust, mõned küsimused on ühesõnaga. Ma üritan alustada enam-vähem mingis normaalses äkki järjekorras, et mingi loogika oleks. Ma ei tea, vaata kuidas välja kukub, mul on tegelikult üsna kiire, aga ma mõtlesin, kuna ma ei ole nii kaua bloginud, et siis ma peaksin kiiresti vähemalt midagi ära postitama teile sinna. Okei, esimene küsimus. Miks võetakse USA-sse niimoodi välismaalt lapsehoidjat? See on täiesti erinev, ma arvan, see põhjus igal perel. Aga esiteks oleme me odavamad kui Ameerika lapsehoidjad. Teiseks oleme me tõenäoliselt ka rohkem usaldusväärsemad, kuna me oleme ju tegelikult ikkagi siin selleks, et töötada ja me ei saa lihtsalt ühel hommikul helistada, et oi, sorry, ma ei tule tööle. Siis, mis need veel põhjused olla võivad? Näiteks keeleline põhjus. Hästi paljud võtavad lapsehoidjaid näiteks Saksamaalt, et õpetada oma lastele saksa keelt. Või siis näiteks nüüd minu pere võtab järgmise tüdruku Iisraelist selleks, et ta õpetaks heebrea keelt lastele. Või õigemini Ethanile, sellepärast, et väike tüdruk ju veel väga ei räägi. Jah, ühesõnaga, et on väga erinevad põhjused, et ma ei oska midagi ühte kindlat põhjust välja tuua. Kindlasti ma unustasin ka midagi ära, mis see põhjus veel olla võib, aga need on, ma arvan, niisugused põhilised põhjused. Siis, sorry, et ma alla vaatan, sest et ma loen küsimusi siit. Kui pikk mu tööpäev on? Üldjuhul ma alustan oma tööd 9 hommikul ja lõpetan kuskil 6 paiku. Ehk siis tuleb kuskil keskelt läbi 9 tundi. Kui hästi läheb, siis magavad mõlemad lapsed ka samal ajal lõunanäkut, siis ma saan puhata lõunanäku ajal. Ja vahest ma alustan ka hiljem, vahest alustan ka natuke varem. Selles suhtes, et aga põhiline on siuke 9-6. Siis umbes milline mu tööpäev on, millised on mu kohustused. Enamjaolt tegelen ma ikkagi poisiga, sellepärast, et ma räägin siis mõned asjad veel ära. Ühesõnaga, mul on 2 last. Poiss on 2,5-aastane ja tüdruk on 5-kuune. Ja ema on kodune. Seega selles suhtes, et nagu mul on kogu aeg mingi abiline olemas nii-öelda, et emal on abiline olemas minu näol. Et väga harva ma olen nende 2-ga nagu üksinda kodus, et kui ema kuhugi ära läheb. Aga üldjuhul on tema ka siin olemas, teinekord ta lihtsalt tegeleb mingite enda asjadega ja siis mul on mõlemad lapsed, aga enamjaolt me ikkagi peaksin teoorias nagu poisiga tegelema. Temaga me käime vahepeal tundides. Näiteks käime ujumistunnis, mis on siis pigem selline lihtsalt harjutamine, veega harjumine ja mängimine vees. Siis me käime muusikatunnis ja suvel on muidugi tunde vähem, ennem kui kevadel ja sügisel oli rohkem igasugused pallimänge ja selliseid asju ka. Ühesõnaga ongi siis minu kohustus siis poisiga käia tundides, lastega lihtsalt tegeleda, poisile süüa põhimõtteliselt teha. Üks küsimus oli ka, et kas ma pean süüa tegema. Ma pean väga minimaalselt süüa tegema, sellepärast et poiss põhimõtteliselt ei söö mitte midagi. Ja kuna ema on kodus, siis mingid sellised õhtusöögid ja siuksed asjad on nii ema poolt. Ja väga minimaalselt, mille üle mul on tegelikult jumala hea meel. Sest ma ei armasta eriti süüa teha. Siis ma pean pamperseid vahetama, mähkmeid vahetama. Ja Karoliina tahtiski teada, kas pamperseid on vastik vahetada. Ja ei ole vastik vahetada. Poiss kannab ikka veel ka mähkmeid. Siin kannavad lapsed neid põhimõtteliselt vähemalt vist kuni 3. eluaastani enamjaolt. Ja jah, siin on igasuguseid toredaid asju on juhtunud. Väike tüdruk on ka näiteks minu peale täiesti kakanud. Et jah, ma ei taha väga rõvedaks ka ära minna, aga jah, nad on mul mõlemad päris kõvad kakamasinad, et ma kogu aeg ainult vahetan neid mähkmeid siin. Ja see on minu jaoks nii tavaline, et mul on täiesti ükskõik.
siis kas ma pean koristama? Ma pean koristama poisi järgi. Et kui meil on mängutuba, siis mina koristan seda mängutuba põhimõtteliselt iga päev pärast oma tööpäeva. Panen kõik mänguasjad oma kohtade peale tagasi ja siis tolmuimejaga tõmban kõik ära. Ja siis muidugi pean ma ka nende pesu pesema. Aga ja iseenda tuba koristan ja vannituba koristan ka, kuigi meil on ka siin käinud koristajaid ja nii, aga praegu on jälle mingi paus, et meil ei ole nagu koristajat. Et siis ma koristan iseenda tuba ja vannituba ja kõike. Aga nagu selles suhtes vanemate järgi ma ei pea vanematele süüa tegema, ma ei pea nende pesu pesema, ma ei pea nende järgi koristama. Muidugi selles suhtes on nagu normaalne, et kui me ikkagi näiteks õhtusööki sööme, et siis ma aitan nõusid pesta ja niimoodi, aga sa oled pereliige, nii et see on lihtsalt nagu normaalne. See ei ole nagu väga töökohustus. Kui pisikest Plikat ei olnud, kas ma olin täitsa üksi kodus poisiga? Põhimõtteliselt ma ei ole mitte kunagi üksi kodus, sellepärast et ka pereisa töötab kodust, tal on üleval korrusel oma kabinet, kus ta siis töötab. Nii et kogu aeg on keegi kodus, mis on omakorda nii pluss kui ka miinus, et kui selles suhtes kindlasti ma eelistaksin töötada nii, et mul ei ole kedagi kogu aeg nii-öelda kullipilguga keegi mind ei vaata kogu aeg. Aga samas on see jälle olnud ka hea, et kui on kellegi käest mingit abi vaja küsida või mis iganes. Eriti alguses, kui ma ei teadnud üldse mitte midagi, mida peale hakata, siis oli päris hea. Aga jah, kuna ma olen nagu nii rahulik inimene, et mulle nagu sobib see, et nad kodus on, et mind nagu nii väga ei häiri, aga mõnele inimesele kindlasti üldse kohe ei sobiks see. Ja põhimõtteliselt ongi see, et mis siin nii-öelda, kuidas mul see töö käib, et ma olen nagu nende katusel 24/7, aga ma ei tööta 24/7, siis tegelikult au pair ikkagi on nii-öelda ka 24/7. Kui sa oled ikka kodus, siis sa oled ka kohati nagu ka nagu tööpingel, et kui ma lähen ikkagi ülesse kööki näiteks mingit nädalavahetusel mingit hommikusööki sööma, siis ma ei saa ju nagu lapsi ignoreerida ja neid, ma ei tea, mitte hoida või mingid oma nagu abi pakkuda, et mingi tööpinge on tegelikult sul nagu kogu aeg ikkagi peal, et au pairi töö ei ole lihtne, et kui kõik arvavad, et see on lihtsalt mingi lulli löömine siin, siis tegelikult see ei ole üldse nii. Ja see ei olene ka, et kas sul on väikesed lapsed või suured lapsed. Et igal au pairil on omad raskused ja igal vanusel on omad plussid ja miinused. Küsimust juurde tagasi, ma ei tea ise ka, millest ma enam räägin siin üldse. Kas emal on näiteks mingid kiikse, mida ta sul lapsega käseb teha a la taimetoit? Mu pereema on taimetoitlane, issand, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on. Vegetarian on ta ühesõnaga. Aga selles suhtes ei ole küll mingeid kiikse, mida nagu see ma ei saa öelda, kas see on kiiks, aga iseenesest on see ju väga positiivne, et enamjaolt üritame poisile anda orgaanilisi toite. Et kõik puuviljad ja kõik asjad ostame orgaanilised ja minu arust on see päris hea. Kas poiss on sinuga hea meelega või on tubli ainult seni, kuni vanemaid ei ole? Nii ja naa. Selles suhtes on, mis ongi üks miinus on selle juures, et ema on kodus, ongi see, et mul on hästi raske nagu teda distsiplineerida ja enda juurde saada vahepeal. Et ta tahab ikkagi ja ta on hästi ema laps. Et ja kohati on ikka päris keeruline, aga ja siis teinekord on jälle mul on vaba päev ja siis ta tuleb siia ja tahab minuga mängida ja siis on niisugune tunne, et appikene, miks sa minuga siis ei taha olla, kui nagu õige aeg on. Aga ei ole viga. Kuidas USAs on playdate'idega? Et kas ma ise teen sõbrannadega või on kindlad pered, kellega käiakse läbi ja kellega mängitakse? Minul nagu õudselt vedas, et mul oli siin Saara siin lähedal, kellel on 4-aastane poiss, aga ta on special needed, so ta nagu ei ole päris 4-aastase levelil. Ühesõnaga neil Etaniga klappis lihtsalt suurepäraselt ja käisime kogu aeg nendega playdate'idel ja hästi hea on sellepärast, et Saara oli ka minu sõbranna ja me saime oma jutte samal ajal rääkida. Aga nüüd on jah, Saara läks, mina
ja Lukas on ka, see poiss siis on ühesõnaga praegu Saksamaal oma perega, aga kui nad tagasi tulevad, siis ehk uue au pairiga saab hakata jälle nendega playdate'idel käima. Et meil rohkem ei olegi playdate'e olnud, et see pere on siin alles nagu uus siin rajoonis, nad elasid enne hoopis Bostonis. Ja neil ei ole väga palju nagu tuttavaid, kellel oleks samu vanu lapsi, mis on tegelikult üsna kahju, aga no mis sa teed ära. Aga kui teistest nagu selles suhtes rääkida, siis on küll jah nagu kindlad pered, kellega käiakse lihtsalt ümbruskonnas on samad vanad lapsed ja nendega käiakse läbi ja nendega mängitakse, et jah, nii käib. Kui pere käib reisil ka, siis võetakse sind lapsehoidjana kaasa ja kas samadel tingimustel, mis kodus olles. Nagu filmides, et lapsehoidja on lapsega koos reisil kaasales, et vanemad saaksid ka ikka puhkusel puhata ja nii edasi. Mina olen käinud perega ühe korra Bostonis ja me olime seal vist 4 päeva ja ma töötasin selle aja jooksul ühe päeva ainult. Jah. Et minu jaoks oli see omakorda nagu üsna siuke puhkus või nii. Aga selles suhtes, et au pair on nagu kui pere reisib, siis ikkagi päris tihti võetakse au pairid kaasa ja sa küll töötad, aga samas jälle sa oled kuskil mujal keskkonnas ja nagu nad ei käse sul kogu aeg 24/7 ikkagi üldjuhul töötada. Et sa saad ka puhata ja mängida nii-öelda. Et jah. Ühesõnaga töötad ja puhkad kõike korraga koos. Ma ei tea, ma ei oska sellest väga palju rääkida. Nii. Kas selline võimalus on ka, et kui näiteks sul poleks pere sobinud, et oleks saanud peret vahetada, kas nii on juhtunud ka? Muidugi on see võimalus olemas ja seda on päris palju juhtunud siin tüdrukutel. Kui ausalt öeldes, kui mina siia tulin, siis ma juba kartsin Eestis olles, et mul vist tuleb see vahetusprotsess ette võtta, sellepärast, et mul on kassidele allergiline ja sellel perel on kass. Ja ma käisin enne ka allergiaarsti juures, et tema ütles mulle, et issand jumal, ära mine. Et ma ei tea, mis iganes astma võib tulla sulle ja mida iganes veel. Aga ma sain siin selle kassiga väga hästi hakkama. Ja millegipärast see kass mulle allergiat ei tekita, et ainult kui ma hakkan teda mingi väga palju paitama ja niimoodi, siis tuleb see allergia tagasi, aga üldjuhul on päris okei olnud. Aga jah, peret on võimalik vahetada ja seda on siin juhtunud tüdrukutel küll ja veel nagu selles suhtes, et ma ei tea, igal 3. au pairil on vist rematch protsess nagu läbi tehtud, et okei, mitte päris nii palju. Aga seda on juhtunud ja teinekord lihtsalt veab nagu tohutult palju ja sa saad järgmise pere, need on lihtsalt nii suurepärase, et sa ei jõua nagu ette ja taha neid ära kiita. Et jah, mul siin ühel sõbrannal oli siuke juhtum ja ta uus pere on lihtsalt nii ideaalne. Kas teised au pairid, kellega ma läbi käin, on oma perekondadega rahul? Kui ei ole, siis miks? Igal perel on omad plussid ja miinused, et selles suhtes ollakse oma peredega rahul ja ei olda ka. Ja no kui see keegi üldse rahul ei ole, siis sa lähedki sinna rematchi, aga kui on lihtsalt mingid asjad, mis ei klapi, aga sa suudad need ära kannatada, siis sa lihtsalt kannatad need ära ja aasta on tegelikult nii lühike aeg, et sa oled võimeline kõigega hakkama saama. Kuidas sa teised kaaseestlased üles leiad? Kas on mingi üldine koht, kuhu kõik postitavad või on sul endiselt nuhioskused alles? Ühesõnaga jah, mul on päris head nuhioskused, aga ma ei ole neid siin vist küll pidanud kasutama. Et teised Eesti au pairid leiab üles Facebooki Eesti au pairide kommuunist ja kui ma rohkem eestlasi vist siin ei olegi nagu otsinud ega leidnud. Ma käisin ka seal Eesti kooris laulmas, kus ma siis kohtusin ka nagu eestlastega, aga ega ma rohkem jah ei ole väga kellegagi möödi suhelnud. Kas mingeid überrikkureid ja kenasid inimesi nagu filmidest ja raamatutest oled näinud? Me käisime näiteks ühel laupäeval, käisime Saaraga ühes pulmas, Ameerika pulmas siis hunnikud lapsi hoidmas. Neid oli ikka päris kõvasti seal. Ma ei ole selles oma blogist kirjutanud, kuna see ei ole tegelikult lubatud tegevus ja ma praegu saan sellest ainult eesti keeles rääkida, sest et keegi, ma loodan, et ei mõista mind. Ja ühesõnaga seal pulmas ma siis küll nägin jah, et kui hästi mõni inimene elab ja kui ilusad mõned inimesed on ja siin on ka mõned au pairid on sellistes
eriti uhketes kodudes, villades. Ma isegi ei suuda kirjeldada, kui ilus need majad on. Et minu pere on hästi tagasihoidlik, et see on siuke, ma ei tea, Eesti mõistes suur maja, ma arvan. Jah. Aga Ameerika mõistes siuke tagasihoidlik ja nii, et mul on üldse hästi nagu tagasihoidlik pere, aga ma ei saa öelda, et me vaesed oleksime, aga lihtsalt ma ei ole nagu sellises Ameerika peres, kuna mu pereema on ikkagi venelane ja või Venemaalt pärit nii-öelda ja isa on Iisraelist pärit, siis on siuke hästi mixed family ja siuke rohkem nagu Euroopa pärane kuidagi, et ja me oleme ka nii-öelda juudid, kuigi me ei tähista eriti mingeid juudi pühasid. Aga jah, kohati mul on olnud kahju sellest, et ma olen jäänud siuksest nagu suurest uhkest Ameerika filmiperest nagu ilma, et ma pole nagu näinud sellist elu. Aga samas on mul jälle ikkagi nii tohutult tore perekonna, et jah, on tõesti hästi head inimesed. Ühesõnaga jah, tagasi rikkurite juurde. San Franciscos olles seal ma nägin ikka päris korralikke autosid ja ilusaid mehi nendega sõitmas. Aga siin oma pisikeses Rockvillis ma väga nagu neid ei ole näinud ja ma ei oska niimoodi öelda, aga ma ei ole nagu meelde jätnud, et kus ja milliseid ja inimesi ma nii täpselt näinud olen, et ma vaatan küll siin lihtsalt tore on ringi vaadata, sest et sa näed nii palju erinevaid inimesi, millest ma hakkan kindlasti Eestis puudust tundma, et kõik on siuksed omapärased ja. Kas mehed on ilusad, teevad silma ka? Nagu igal pool on siin ilusaid mehi ja on vähem ilusaid mehi ja on koledaid mehi ja aga ja tehakse ikka silma jah, nii-öelda, et kindlasti olen ma siin saanud selle aasta jooksul rohkem komplimente kui terve elu jooksul vist Eestis kokku, et see on siuke jah, ma ei tea, muidugi on siin inimesed ka hoopis teistsugused, et nad teevadki siin ka naised ja väikesed lapsed tänava peal ja vanad inimesed tänava peal ja kes iganes tulevad lihtsalt su juurde ja kiidavad midagi sinu juures, nagu ükskõik, ma ei tea, sul on ilus kott, sul on ilusad saapad, sul on ilus juuksevärv, mida iganes, et jah. Aga suhtes tüdrukuna ma nagu väga ei ole nagu nende meestega siin niimoodi teisel levelil suhelnud. Ilmselt toiduga oled vist ära harjunud, millisest toidust sa arvatavasti hakkad puudust tundma, kas kodutoitu igatsed? Muidugi igatsen Eesti toitu. Mis küsimus see üldse selline on, et üks ja suurim asi, mis ma Eesti juures igatsen, on Eesti toit. Aga ma olen selle toiduga siin väga hästi ära harjunud, et see on juba minu jaoks nii tavaline, ma isegi ei tea, mis siin nii erilist olla võib. Minu jaoks on see nii igapäevane. Ma arvan, et mis ma hakkan puudust tundma toidu puhul on lihtsalt see, et nii palju erinevaid võimalusi on kuhu sööma minna ja lihtsalt kogu see väljas söömise protsess nagu, et kõik on nii meeldiv ja kõik maitseb hästi üldjuhul jah. Et võib-olla lihtsalt nagu jah, siuksest väljas söömise protsessist nii-öelda hakkan puudust tundma. Mul ei tule praegu ükski kindel toit meelde, millest ma hakkaksin nii väga puudust tundma. Kas sa oled saanud raha kõrvale panna? Ei. Selles suhtes, et ma olen maailma kõige halvem koguja. Ma ei kogu üldse. Ma olen üldse õnnelik, et ma üldse nii palju olen suutnud koguda ja ringi vaadata ja natukenegi reisida, kui ma olen suutnud, sest et mul lihtsalt läheb raha ühte ja teise kohta ja kohutav. Ja siis ühesõnaga jätkame sellel teemal, mitme kohvriga tagasi kavatsed tulla. Ma olen jah, ühesõnaga ma ei ole vist tükk aega nii palju raha kulutanud riiete peale kui nüüd siin selle ajaga. Just üks päev rääkisime tüdrukutega, et keegi ütles, et on ostnud ainult ühe paari jalanõused, et tal on nii häbi, et kas ta peaks ostma ühe paari veel, et enne kui ta koju tagasi läheb. Ja siis ma hakkasin lugema kokku oma jalanõusid, mis ma ostnud olen ja ma olen vist ostnud 12 paari jalanõusid. Ma ei tea, võib-olla mõne jaoks ei tundu midagi üllatavat, aga minu jaoks on see 10 kuu jooksul ikka väga palju. Jah, väga palju. Ja nagu selles suhtes ka, et kui nagu kõik arvad, et Ameerikas on nagu shoppamine hullult hea, et lähed ostad paari dollariga endale midagi, siis ma ei ole selline shoppaist, et mina lähen poodi ja ma lihtsalt vaatan, et ilus asi on ja ma ostan ära, et mind ei, nagu, ma ei tea, ma ei suuda leida odavaid asju.
kõik asjad, mis mulle meeldivad, on alati kõige kallid ja siis ühesõnaga minu raha on läinud kõik shoppamise alla. Ja mitme kohvriga ma siis kavatsen tagasi tulla, kui ma tulin siia ühe suure kohvriga ja käsipagasiga, siis tagasi lähen ma 2-ga kindlasti, pluss käsipagasiga, nii et ma peangi endale ostma suure ühe kohvri juurde. Ja ma kahtlustan, et ma pean vist enne koju tulekut 2 suure paki veel Eestisse saatma. Ma arvan, 3 kohvriga vist ei ole mõtet tulla, sest lisakohvri eest tuleb nii maksta, vist $100. Et ma ei taha väga, nagu muidugi maksab ka pakk jälle maksab, aga ma ei tea, eks vaatab. Ma mingi hetk pean hakkama katsetama ja pakkima oma asju. Ma just täna natuke koristasin oma kappi ja ma ikka vaatan seda ja mõtlen, et täitsa lõpp, kuidas ma nende asjadega koju tagasi tulen. Ma ei tea. Läheb huvitavaks ühesõnaga. Kuidas autoga sõita on? No nüüd ma olen jälle väga ära arvanud selle autosõiduga siin, et nagu siis vist võib-olla mõni inimene teab, et mul oli avarii kunagi kohe oma aasta alguses, aga nüüd ma olen jälle hästi palju sõitnud ja lõpuks ometi sõidan ka koos poisiga. Et perekond tegelikult üldse ei tahtnud, et ma poisiga, või noh, mitte ei tahtnud, aga lihtsalt polnud nagu otseselt ka vajadust ja kuna mul oli ka avarii, siis ma väga ise ka ei tahtnud poisiga sõita. Aga nüüd ma ikka olen pidanud sõitma temaga ikka väga tipp-topp ja ma sõidan ju manuaaliga, mis on Ameerikas nagu väga imenähtus. Aga ma nii naudin sellega sõitmist. Ja autoga on vägeval sõita, pole midagi öelda selles mõttes, et kui sa ma ei suuda enam ette kujutada, kuidas ma Eestis autoga sõidan. Et ma sõidan Tallinnast Pärnusse, mul on üks rida nii ja teine rida on nii ja nagu sinna suunas ja vastu suunas ühesõnaga ainult 2 rida on. Ma ei kujuta üldse ette, kuidas nii enam sõita on, sellepärast, et siin sa sõidad kiirteel, kus on sul 5 rada ühes suunas ja 5 rada teises suunas või siis lihtsalt tavaliselt linna tänaval on sul juba 3 rida ühes suunas ja 3 rida teises suunas. Et ma ei tea, see läheb huvitavaks. Aga igatahes ma armastan nüüd vist autosõitu veel rohkem kui enne. Kui ma olin vahepeal ikka mõtlesin, ma ei hakka vist kunagi enam autoga sõitma, siis sellest hirmust olen ma nüüd õnneks üle saanud. Loetle siis nüüd kõik üles, kus sa oled ära käinud ja milline on olnud kõige meeldejäävam koht ja kuhu sa tahaks kindlasti kunagi veel minna. Suurtematest linnadest siis olen ma muidugi käinud DC's, mis on praktiliselt mu kodulinn, on ju, pealinn. Samuti siis Philadelphias, New Yorgis mitu korda, Bostonis, Chicagos ja San Franciscos. Ja no New York on New York selles suhtes, et seda ma arvan teavad kõik, et see on vist iga tüdruku süke nii-öelda lemmiklinn. Aga minu lemmiklinn ta ikkagi ei ole, sest et ma pean tunnistama, et mulle jättis San Francisco ikka hoopis sügavama ja parema mulje. Ma kujutaksin ennast San Franciscos tõsiselt nagu ette elamas nagu pikaajaliselt. Et see oli kindlasti minu lemmikkoht ja ma väga loodan, et mul tekib võimalus tagasi tulla Ameerikasse ja siis teha see West Coasti tuur nii-öelda, et minna uuesti San Franciscosse, Las Vegasesse, Los Angelesse, näha ära Grand Canyon. Ühesõnaga seda kõike tahaks näha. Teooriast kõik tüdrukud siin oma aasta lõpus teevad, kes on idarannikult pärit, teevad selle West Coasti tuuri oma aasta lõpus, aga kuna ma niikuinii tulen varem koju, siis mul seda reisiaega üldse ei olegi. Ja kuna ma ei suuda koguda, siis ma ei ole võimeline sinna minema. Siis ühesõnaga, aga kus ma veel tahaks ära käia? Ma tahaks tegelikult kindlasti ära käia kunagi Texases või siis üldse nagu teha Ameerikas nagu tuur Kesk-Ameerikas. Sest et väga vähesed nagu käivad seal, aga seal on nii palju ilusaid kohti. Ja Floridas tahaks iseenesest ära käia. Või siis jah, seal kuskil Bahama saartel tahaks ära käia. Ja delfiinidega tahaks ujuda. Täiega tahaks delfiinidega ujuda. Aga seda saab vist ka kuskil mujal teha, ma ei tea, vaata. Ühesõnaga kindlasti tahan siia mandrile kunagi tagasi tulla. Kas sa USA-sse õppima ei tahaks minna? Kui mul see võimalus oleks, siis ma kindlasti tuleks siia õppima. Aga neid põhjuseid, miks ma ei saa siia õppima tulla, on päris palju ja see ei ole ainult minust, et jah, kahjuks see jääb välja. Mis sa arvad, kui minna USA-sse niisama nii-öelda õnne ja tööd otsima, kui reaalne see on? Ma ei oska öelda nii 100%, aga see on ikkagi üsna keeruline. Et esiteks ei saa sa juba ju mingit tööviisat lihtsalt niisama Ameerikasse tulles, et sa võid siin 3 kuud olla turistina ja kui sa pärast seda siia jääd, siis sa oled illegaal.
ja kes ikka nii väga tahaks illegaal olla tegelikult. Et kindlasti on neid võimalusi ja ma ei tea, siin ju au pairid jäävad ka pärast ikkagi oma au pairi aastaid jäävad kas ka õppima või võtavad kätte ja abielluvad ja niimoodi on ju. Aga ma ei tea, ma ei võtaks seda riski niisama tulla õnne ja tööd otsima. Et ma ei ole ka nii riskialdis inimene muidugi. Aga ma ei tea. Igal moodi leiab kindlasti võimalusi tulla ja olla ja näha, aga ei oska, ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga jah, igatahes see oli nüüd viimane küsimus. Ma ei kujuta üldse ette, mis sellest videost praegu kokku tuli. Täiesti. Oma muudu. Ma loodan, et saite natuke targemaks. Kui on veel mingeid küsimusi, siis laske ka tulla. Ja ma üritan ka mingisuguse postituse ära teha, mida ma oma viimase 6 aja jooksul teinud olen. Mul on pilte tohutult palju, ma pean neid pilte teile kas või lihtsalt näitama. Aga jah, eks siis varsti Eestis näeme. Ma olen juba peaaegu 6 aja pärast olen kodus tagasi. Okei, tšau!